Tere ilusat hommikut! Täna teen sulle sellise põneva kaardiladumise, kus me vaatame siis seda, et kuidas jõuda kergusesse ja voolamisse. Ja siis põhiliselt seda siis vaatame, et mida on vaja teha selleks, et jõuda kergusesse ja voolamisse. Aga enne, kui me hakkame ladumisega pihta, ma palun sind keskendu ühele teemale, et ära võta tervet elu, vaid keskendu ühele teemale, millega seoses sul on siis mingisugune küsimus või millega seoses sa soovid sinna kergusesse ja voolamisse jõuda. Vali üks eluvaldkond. Ja kui sa vajad otsustamiseks rohkem aega, pane praegu video pausile. Nii, siis üks teema, selles mõttes üks valdkond, eks ole. Nüüd lugemine tuleb meil 2 grupis. Meil on siis grupp number 1 on kitseke ja grupp number 2 on hobune. Vali kas 1 või 2 või kitseke või hobune. Nii, jällegi kui sa valid, kui sul on otsustamiseks rohkem aega vaja, pane video pausile. Number 1 on siis kitseke, number 2 on hobune. Ja annan siis siinkohal ka jällegi teada, et tegu on üldise ladumisega ja see ei pruugi kõigile sobida. Kui sa vajad individuaalset lugemist, siis vaata siit video alt, sa leiad lingi, mille kaudu sa saad registreeruda. Ja meie siis hakkamegi sinuga nüüd koos vaatama, võtan selle kaardipaki kätte, hakkame siis koos ümber pöörama. Et kõigepealt siis vaatame seda kitsekese kaarti. Näitame vist siit poolt teda. Väga hästi. Et selline väikene kitsekene. Ja kui meil oli küsimus, et kuidas jõuda kergusesse ja voolamisse, siis mis iganes teema sa endale valisid, siis see kitseke ütleb sulle, et hooli kogu planeedist, näe põhjus ja tagajärgede seoseid. Siin meie maailmas, ka siin selles füüsilises maailmas on nii palju, nii rikkalikult ilu, mida imetleda. Et luba endale puhkust ja avarda oma maailma vaadet. Ja sind ootab maagiliselt imeline kulgemine uuel tasandil. Ehk siis puhka ja näe maailma uut moodi, imetle ilu, ütlesid siis need kaardid sulle, et kuidas jõuda kergusesse ja voolamisse. Siis järgmised kaardid, mis siit välja on tulnud, ütlevad siis meile seda, et puuk. Ja puuk ei ole nagu midagi ohtlikku põhimõtteliselt. Aga kui puuk tuleb välja, praegu oli küsimus meil selles, et kuidas jõuda kergusesse ja voolamisse. Vaata, mis on need pisikesed mõttetud takistused. Võib-olla see on inimeste tasandil, et kes on ennast sinu külge nagu pookinud. Keda või mida sa tassid endaga kaasas. Võib-olla see on mingisugune võõras vastutus. Et kui sa tahad jõuda kergusesse ja voolamisse, et siis see võõras vastutus tuleks maha panna. Et sa ei pea aitama teistel inimestel nende elu elada, vaid tegele nagu iseenda elu elamisega. Ja seda sama juttu räägib sulle ka sügise kaart, kes ütleb, et lase lahti sellest, mis on oma aja ära elanud. Et nii nagu puud ei hoia oma lehti üle talve, et ka sinul on aeg vabaneda, minna lasta nendest asjadest, mis on kuhjunud su teele ja mida sa võib-olla oled siis endaga kaasas tassinud. Ja see ei tähenda, et minema tuleb visata kõik või loobuda tuleb kõigest. See ei tähenda seda. Aga see tähendab, et eelkõige tee vahet, mis on päriselt oluline ja see ongi see, mis aitab sul kergusesse liikuda.
mitte nii väga see, et kõike igaks juhuks tuleb teha või kõike igaks juhuks tuleb hoida, vaid just see, et eristamine on tähtis, millel on tegelik väärtus. See paki endaga kaasa ja millel seda väärtust ei ole, ütle aitäh ja lase kõige kaduva teed. Siis järgmine kaart on välja tulnud rukkilill ja rukkilill tuleb meil ka siis kaardipakist välja, kui ta ütleb, et sinus on midagi, sul on unikaalsust, sul on varjatud andeid, sul on varjatud oskusi, sul on meeletult rikkalik aardelaegas enda sisemisel hingemaastikul, aga mingil põhjusel sa ei näita seda välja või sa ei julge seda välja näidata või sa kardad seda välja näidata. Jällegi, kui sa tahad sinna kergusesse liikuda, siis on oluline see oma unikaalsus üles leida, oma erilisus üles leida ja lubada siis sellel avalduda siin füüsilises maailmas nende võimaluste ja vahendite juures, mis hetkel on sulle kättesaadavad. Ja kui sa seda teed, siis tuleb välja kevade kaart. Ja kevad on siis see uus õide puhkemine, selline teine tulemine võiks öelda. Ehk siis takistused kõrvaldad oma elust, lased iganditel minna, avastad oma unikaalsust ja siis on kevad sinu südames ja põues, kevad sinu õues, miks mitte ka füüsilisel tasandil. Et kui sa teed seda, mis su silma särama paneb, siis tegelikult sa ise särad ja puhked nagu kevadine õunapuis. Nii, kuigi füüsiliselt on õunapuude õitsemise aeg praeguseks juba läbi. Ja siis on huvitav see, et sul on tulnud 2 välise sekkumise kaarti. Üks nendest on maavärin ja teine on uputus. Ja need mõlemad on justkui nagu hoiatuskaardid ja mida tähendab väline sekkumine? Sinu tegevus ei sõltu sellest, kas see maa väriseb või ei. Sinu tegevusest ei sõltu see, kas tekib üleujutus või uputus või ei teki. Ehk siis, kui sa jätkad vanaviisi ja neid nõuandeid, mida kaardid sulle pakkusid, ei rakenda, siis ole valmis selleks, et sul võivad tulla siis nii-öelda välised sekkumised. Ja ma räägin ära ka, mida see tähendab, et maavärin, kui välise sekkumisena tuleb, siis tähendab see seda, et sinu füüsiline keskkond saab kannatada. See ei tähenda, et su maa väriseb, aga võib-olla su peres juhtuvad mingisugused asjad, võib-olla su kodus juhtub mingi õnnetus või asi. Võib-olla on sul väga kiired ja ootamatud elumuutused, näiteks töökoha muutused, tegevusvaldkonna muutused. Et kõik sellised asjad, mis on füüsilise keskkonnaga seotud ja mis ei sõltu enam siis sinust. Ja see tähendab, et kui sa tegeled enda asjadega, siis teadlikult tegeled, siis neid väliseid sekkumisi ei pruugi tulla. Ja uputuse kaart räägib, et see väline sekkumine, kuna vaatajaid on palju, siis kuidas kellelgi, et osadel on see füüsilise keskkonnaga seotud, teistel on see emotsioonidega seotud, et võib-olla sa tunned siis selliseid, kui sa jätkad vanaviisi ja võtad võõrast vastutust ja tassid omaga koormaid kaasas, et siis sa võid kogeda selliseid emotsionaalseid blokeeringuid, mis kuhjuvad ja tegelikult siis võivad kas, suurt viha tekitada, need võivad ka mingisugust frustratsiooni tekitada, pettumust tekitada, läbipõlemist tekitada, ärevust tekitada, isegi depressiooni tekitada, eks ole, kõik, mis on nagu tunnete ja emotsionaalse fooniga seotud. Aga sul on võimalus seda kõike ennetada. Kõike on võimalik ennetada. Ja järgmine kaart on ka nagu natukene hoiatuse kaart, lõkketuli. Ja ütleb niimoodi, et parem ära torgi, saad kõrvetada. Et arvestades seda eelmist kaardirida, et ma pigem ütleks, et kui torkimata jätad, saad kõrvetada. Ehk siis sa vajad värskust selleks, et minna muutustesse, et minna kergusesse ja voolamisse. Sest kui see, mida sa siiamaani teinud oled, oleks sind kergusesse ja voolamisse viinud, siis sa ju praegu siin seda videot ei vaataks. Nii, ja kui sa siis neid nõuandeid rakendad, siis järgmine kaart ütleb sulle, et külluse kallas, oled peaaegu kohal ja sind saadab siis edu, küllus ja vabadus kõiges.
Nii, ja numbritest on sul välja tulnud siin siis 42 ja 29. Nii, ja siin kaardi peal on veel 19 ka. Ja see on jumalanna Hestia. Ta on Kreeka kodujumalanna. Ja miks Hestia tuleb, et mida sul on vaja siis teada või mida sa peaksid arvestama? Et nagu ma ütlesin, et siis Hestia on Kreeka jumalanna ja ta tuleb tavaliselt välja siis, kui sa oled iseendast liiga palju eemaldunud või võõrandunud, et sinu mõtted, sinu mõistus ei tee võib-olla hingega koostööd ja sellest ongi tulnud need esimesed kaardid, see puugikaart ja need vanad koormad ja vanad vastutused, oma unikaalsuse varjamine või maha surumine, eks ole. Et kui sa nagu seda muudad, siis sa jõuad nii-öelda iseenda hinge koju tagasi. Ja kõik, mida sa teed, sobib ja tundub õige, kui sa vaid alustad nende asjadega, millest me rääkisime. Et nüüd on aeg vaadata näiteks, miks mitte ka oma kodust keskkonda, kuna siin oli see maavärina kaart ka, eks ole, et oma kodust keskkonda on ju, oma lähemat ümbrust hoolitse selle eest. Kuna kodukaart üleüldse ütleb, et kõik sinu keskkonnad, üks asi on siis kodu, aga meie keskkond on võib-olla meie aed, kui meil see on, või mingisugune, ma ei tea, hobiring või hobitegevus, kui meil on, käime kuskil, on ju. Et vaata, et need keskkonnad oleks ilusad ja muuda seda, mida sina saad muuta. Hoolitse oma keskkondade eest. Ja praegu on nagu see hoolitsemine ja koristamine, ka füüsiliste asjade koristamine, ka vaimsete asjade koristamine, et see on nagu vajalik. Et nii nagu sellised, võib-olla kui sa oled lugenud või kuulnud neid selliseid zen-lugusid või selliseid mõistulugusid, eks ole, et siis seal on tihti lugu need sellised õpetlikud lood, et ma ei tea, raiu puid ja kanna vett, eks ole, et tee oma igapäevaseid asju, aga tee neid natuke nagu teise vaatenurgaga või teise sellise omista sinna see tähenduslikkus. Ja kui sa oled keskendunud väikestele ülesannetele, siis sa tegelikult oled kooskõlas iseendaga ja kooskõlas maailmaga. Et võib-olla sina oled üks nendest, et miks sa tunned ka neid raskusi ja takistusi, millest me siin eespool rääkisime, või mida see puugikaart ja sügisekaart ja rukkilille kaart sulle nagu meelde tuletasid. Et siin on ilmselt tegu nagu sellega, et võib-olla sa oled liiga suuri mõtteid mõelnud ja sa ise ei ole nendeks suurteks asjadeks valmis. Ja siin on praegu siis oluline see, et tee need asjad natukene väiksemaks, et naudi nagu väikeseid edusamme, naudi väikeseid asju. Ja siis mõtle nagu selle peale, et kõik need asjad, mis sul on, kõik need mõtted, mis su peas on, tegelikult jutustavad mingisugust lugu. Vahet ei ole, kas need on siis füüsilised asjad või mentaalsed mõtted. Need jutustavad lugu, et mis on see lugu, mida sa iga päev nende asjade ja mõtete kaudu ise endale räägid. Nii. Kuni sinnamaani välja, et mingisugused, ma ei tea, püksid, mis sulle ei meeldi, näiteks häbistavad sind või kallima kingitus, ma ei tea, millega sa rahul ei ole, eks ole, justkui nagu alandab sind. Et tegelikult see ei ole nii, aga see on sinu tunne, on ju. Et vaata, mis lugusid sa endale jutustad. Ja võib-olla sinu väljakutse siin ongi see, et oma enda kõrgema minaga või kõrgema olemusega joondumine. Ehk siis hinge ja mõistuse vahelise koostöö soodustamine. Ja selleks just ongi see rukkilille ja õunapuite kaart siin, mis on seda tulnud sulle ütlema. Ja tegelikult see esimene kitsekese kaart ju ka rääkis sellest, et näe maailma, imetle seda ilu, eks ole. Lahku nendest olukordadest, kuhu sa ei kuulu. See räägib ka tegelikult siis loobumisest, eks ole. Et kui eemaldad üleliigsed segavad asjaolud, on hämmastav, kuidas su soovid ja mõtted kogunevad nagu võluväel ja teevad ruumi siis nii-öelda imetegudele või asjadele, mis saavad juhtuda, mis võivad juhtuda. Lihtsalt seesama
segadus, on ta siis füüsiline või mentaalne, tegelikult takistab juhtuda. Ja rääkisime, et märka väikeseid asju ja järgmine kaart ütleb sulle ka, et õnnista võimalusi. Et meie ümber on igasuguseid võimalusi. Et õnnista neid. Et siin tee või hundi ratast, eks ole. Et märka ka väiksemaidki võimalusi. Ole nende eest tänulik ja õnnista neid. Siis järgmine kaart, kus on siin palju väikseid delfiine peal, ütleb, et hoia positiivset energiat. Jällegi vaatenurga koht, et vaata, kuidas sõnumid hakkavad nagu kordama, et midagi uut nagu väga palju lisada ei olegi, eks ole. Hoia positiivset energiat läbi ilu, mis on sinu ümber looduses või sinu keskkonnas, läbi ilu, mida sa lood, läbi ilu, mida sa mõtled ja oma isiklikud anded, oskused ja hingetee. Ja järgmine kaart ütleb, et ole vaba, et ole oma valikutes vaba, et ära piira sellega, et ma ei saa või nii ei ole võimalik. Et õpi läbi erinevate võimaluste, et ära klammerdu selle külge, mis on sulle tuttav ja mida sa tead. Et tegelikult märka ka teistsuguseid võimalusi. Nii. Ja kui sa seda kõike teed, siis järgmine lõvikaart ütleb sulle niimoodi, et sa oled loonud ühenduse oma hinge sidemega. Ta on sinu hinge peegel, sinu teine pool. Ja peagi saab ka tema sellest aru. Siis järgmine kaart on selline, kus tütarlaps istub siin kiigel ja vaatab kaugusesse. Ja see kaart tuletab nagu meelde seda, et kui sa neid eelpool toodud nippe või nõuandeid teadlikult püüad ellu rakendada, siis sa hakkad elu nägema läbi külluse ja võimaluste prisma. Et kõik võimalikud takistused saavad siis parima lahenduse. Ja see sama ürgilm toetab sind sinu teekonnal. Ja viimane kaart on siis selline ingellik tütarlaps siin. Ja ütleb niimoodi, et luba sellel olukorral kujuneda oma soodu. Ära kontrolli kõiki aspekte. Usalda suurt plaani. Et asjad saavad juhtuda ka siis, kui sina ei tea, kuidas nad juhtuvad. Ja see kaart siis lubab ka seda, et lähitulevikus võib juhtuda siis midagi, heas mõttes midagi, mida sa täna ei oska veel ette näha. Ja see ei tähenda, et see, mida sina ei näe, et see nagu võimatu oleks. Nii, aitäh sulle, kitsakese grupp. Sellega on sinu ladumine tänaseks läbi. Nii, ja nüüd hakkame siis vaatama teist. Et sina, kes sa valisid number 2 ja valisid selle hobuse, siis see hobune ütleb sulle niimoodi, et sinu unistused täituvad peagi. Inglite soov on, et laseksid lahti kergusega. Tõeline lembus voolab vabalt ja tingimusteta. Usalda. Ja mida see siis tähendab, et meil oli, tuletame meelde seda peamist küsimust, eks ole, et meil oli see, et kuidas jõuda kergusesse ja voolamisse. Et lase lahti tingimusteta. Ja siin nüüd ongi sul toodud, et miks sul seda kergust ja voolamist võib-olla hetkel ei ole. Et sul on talv. Ja talv tähendab seda, et võib-olla sa tunned ennast üksildasena, sa oled teiste inimestele suletud. Võib-olla sa ise armastad endast mõelda kui introverdist. Aga introvert ei ole üksildane inimene. Introvert on see, kes taastab üksi olles jõudu. Ta oskab suhelda küll. Ja kui sa ei oska, siis sa ei ole seda lihtsalt õppinud, et see ei ole sellepärast, et sa introvert oled. Talvekaart tuleb välja ka siis, kui sa oled oma tundeid maha surunud. Sa ei taha oma tundeid tunnistada. Võib-olla su tunded teevad sulle haiget, võib-olla sul on viha
võib-olla sul on mingisugune valu, pettumus, mis iganes, ka üksildus on ju. Et need tunded võivad teha haiget, need võivad häirida ja siis inimene niinimetatud külmutab need tunded, et ta neid ei tunneks, et siis muutub nagu energeetiliselt sa tunned nagu, et sa oled tuim või ükskõik, vahet pole, et mingi selline seisund, et ei rõõmusta, ei kurvasta, on nagu on ju. Siis järgmine kaart on meri. Ja merekaart tegelikult ju räägib ka tunnetest ja meri ütleb seda, et need tunded, mida sa tunda ei taha, võivad su sees olla väga sügaval. Ja see on ka see, et võib-olla sa oled üks nendest inimestest, kes on oma tunnetega tööd teinud, kes on enda sisemisel hingemaastikul kaevanud ja sulle tundub, et sa oled palju teinud, aga see kaart ütleb, et sul ei ole seda rahu ja voolamist täna sellepärast, et sa ei ole sügavatesse põhjakihtidesse veel jõudnud. Ehk siis see kaart kutsub sind veel sügavamale vaatama iseendasse, veel sügavamale tunnistama. Ja siinkohal ma siis igaks juhuks ütlen ära, et sa ei pea oma teekonnal üksi jääma, kui mina saan sul aidata sinu tundeid sügavamale vaadata või sinu mineviku kogemusi vaadata või eelmisi elusid vaadata, siis siit alt sa leiad lingi, mille kaudu sa saad siis minuga ühendust võtta. Ja järgmine kaart on siis selline lubav või lootustandev kaart, et tahaks küll öelda, et lootus on lollide lohutus on ju, aga tuli. Et kui sa nüüd vaatad, esimene kaart nagu lubas väga ilusaid asju, siis on talv, meri on ju, et külm ja märg. Ja kui sa selle kadalipu läbi teed, sulatad oma tunded ülesse, vaatad sinna sügavale, siis sinu sees tärkab sinu sisemine tuli, sinu hingekirg, sinu tegelik pühendumine. Selle kohta võiks öelda, et sinu hingekutse. Et võib-olla sa juba praegu tegeled oma kutsega, aga see tulekaart annab sulle märku, et sa saad seda veel võimsamalt nagu teha. Siis see virmaliste kaart tuleb välja ka ütlema sulle seda, et sinus on veel varjatud ressurssi ja potentsiaali, mida sa ei ole ise kas tahtnud tunnistada või mida sa kardad maailmale näidata. Aga see kaart kutsub, et näita, siis su tuli saab kütust juurde, ta saab õhku juurde, sest muidu see vesi ja lumi lämmatab selle tule ära. Et näita seda välja, see tekitab seda kui seda õhku juurde, siis saab sellist vaba voolamist ja sellist kergust, just see, mida me otsime. Ja järgmine kaart on jäälind ja jäälind tegelikult tuleb sulle meelde tuletama, et tegele oma sisemise lapsega, selle väikese poisi või tüdrukuga, kes sinu sees täna ikka veel elab ja kelle sa võib-olla ära oled unustanud. Et see tähendab seda, et kui sa suudad seda ise üksi teha, siis tegele asjadega, mis sind paneb, ma ei tea, kõva häälega naerma või mis sind paneb vallatusi tegema, mis sind paneb mängima, nautima, kõige jaburamaid asju nautima, eks ole. Ja kui sa seda ei suuda teha, siis vaata, kes sind saaks aidata. Et võib-olla mõni mentor või terapeut, kui soovid, võid ka minu juurde siis tulla, nagu eelpool ütlesin. Aga see ei ole nagu teraapia reklaam siin, vaid see on see, et sisemine laps on ka tihti, nii nagu see jää ja lumi, see talv siin, eks ole, on alla surutud ja ära külmunud. Ka sisemine laps võib mõnikord olla selles seisus. Ja ka tema tahab üles soojenemist, aga see tulekaart, eks ole, ta ei saa soojeneda, kui sa ei aktsepteeri oma hingevajadusi. Et selline kaart. Ja siis järgmine kaart on metsiga, kes ütleb, et julge teha asju teistmoodi. Julge võtta endale midagi ette, mida sa oled siin otsustanud selle kaardireaga ja tee seda teistmoodi. Ära kuula võib-olla seda, mida su lähiringkond sulle ütleb, et julge erineda, julge eristuda, see virmaliste kaart nagu ka ütleb, kui virmaliste kaart on sinu mingisuguse ande või unikaalsusega seotud, siis siga ütleb lihtsalt otse ja omadega. Paista silma erilisusega, mitte sellega, et sa oled samasugune nagu teised. Nii. Ja kui sa seda kõike teed, nagu siin eelolevad kaardid on kõnelenud, siis tuleb välja sul kompassikaart number 17 ja ütleb seda, et kui tahe on tee, siis on ka tee.
et otsi endale suunanäitajat, kui sa ise üksi kipud sihti silmist kaotama. See suunanäitaja võib olla sinu hea sõber või pereliige. See võib olla ka terapeut või mentor, nagu ma ütlesin. See võib olla ükskõik kes või mis. Metsiga ütleb, et tee teistmoodi, kui sa varem oled teinud. Et otsi veel lahendusi, suunanäitajat, mis erineb sellest, mis on olnud varem. Ja kui sa seda ei tee, ehk kui sa jätad oma tunded kas külmunuks või siia kuhugi sügavale merepõhja, siis järgmine kaart number 6 ütleb, et see on püramiid. Ja see kaart on mõnes mõttes nagu hoiatuskaart ja ta ütleb niimoodi, et sulle võib tunduda nagu püramiidskeem, et mida see siis tähendab, et vaata see, kui ma neid tundeid ei torgi ja ma siiamaani olen ju päris kenasti hakkama saanud, ei tunne eriti seda valu ja las ta siis olla, olen nagu tuimaks muutunud. Aga see püramiidikaart hoiatab, et sulle alguses tundub, et see on mõnus ja tore, et tegelikult kui see kestab, siis kasu saavad ikkagi teised, mitte sina. Hea on teistel, mitte sinul. Selleks, et sul hea oleks, pead sa oma tunnete ja unikaalsusega tegelema. Niimoodi. Siis järgmise kaardina on sul välja tulnud number 37. Kreeka jumalanna Nüks on saladuste jumalanna. Ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Nüks või nüks. Kreekas vist olid pikemad hüüd. Nüks, et ta näeb välja umbes sükeste roosakate kuldsete toonidega. Ma panen ta siia, et ta paistaks sulle peale. Või sina saaksid teda näha. Et mida siis paned tähele saladuste jumalanna. Et mida see saladuste jumalanna siis nagu räägib, eks ole. Ja võib-olla sa oled olnud üks nendest inimestest, et siin on mitmesuguseid vaatajaid, osad ilmselt, kes valisid selle hobuse grupikese, on ilmselt need, kes tahavad teada, kuidas teistel läheb, et natuke niisugune külajutu tasemel või klatši tasemel, et kuidas läks või avaliku elu tegelased või midagi sellist. Ja osadel võib-olla see ei ole niimoodi, aga siis osadel see võib olla nagu niisugune õpihimu, et vaat käin siin kursusel, käin seal koolitusel, teen seda, teen teist, aga ei rakenda mitte midagi. Ehk siis vahet ei ole, kas sa tahad klatšida või tahad nii-öelda mööda kursusi käia, sul on mingisugune sisemine vajadus omada informatsiooni, hankida informatsiooni juurde. Ja vaata, see Nüks on nüüd selline jumalanna, et kui tema tuleb kaardipakist välja, siis ta ütleb, et sul ei ole seda informatsiooni vaja tegelikult. Ja et sul on nagu kasulik võib-olla isegi osast informatsioonist loobuda. Et mõtle, mis on see infomüra, millega sa oled ennast juba ära ummistanud. Kas see tuleb sul internetist, tuleb see televiisorist, kus kohast see tuleb? Infomüra, et millega sa oled ennast nagu ära ummistanud juba. Ja see tähendab seda, et kui sa risustad ennast väiksema infomüraga, siis sul on võimalik liikuda sügavamale. Ja sügavamale minek saab siis tekitada selle olukorra, kus sa pääsed nagu liikuma või kus sa pääsed nagu kergusesse, eks ole. Ja siin on samamoodi need emotsioonide koormad, mis siin esimeste kaartidega tulid, et kui sa nendest nagu lahti saad, kui sa need maha paned, selguse saad seal, et see on ka liikuma panek, eks ole, liikuma minek. Siis, ja võib-olla sa oled üks nendest inimestest, kes tahab ka ette teada, kuidas asjad täpselt lähevad. Ja see Kreeka jumalanna Nüks ütleb sulle seda, et sa ei pea kõiki neid asju teadma, et on terve rida saladusi, millest sa saad teadlikuks alles siis, kui need ilmsiks tulevad. Et sa ei pea teadma kõike, mis juhtub, kuidas juhtub ja kellega juhtub. Ja sinu endaga samamoodi, et mismoodi kõik asjad lähevad, on ju. Ja jää lihtsalt enda kavatsusele truuks ja jätka oma elus edasi liikumist. Jää uudishimulikuks, see tähendab, et taha asju teada. Aga mitte selles mõttes, et ma tahan neid teada nii, nagu minu arvates õige on, vaid ole avatud
ka teistsugustele variantidele, ka teistsugustele alternatiivsetele informatsioonidele, on ju. Lase lahti oma vajadusest detaile või üksikasju teada. Ja ole lihtsalt kohal kõige jaoks, mida elu sulle pakub. Pole mõtet hinnata, ta mingi asi on hea või mingi asi on halb. Selle ei ole mitte mingit mõtet, sest see on lihtsalt sinu hinnang sellele asjale. Võta see lihtsalt vastu, sõltumata sellest, kas see on nii-öelda hea või halb ja vaata, mis tekib. Luba sellel asjal nagu edasi minna. Ja kui sa sedasi teed, siis sa märkad, et õige peagi jõuab su teele see, mida sa nagu päriselt otsinud oled või mille nimel sa päriselt neid asju siin teed, eks ole. Ja võib-olla praegu on nagu see aeg ka, et kui küsimus oli meil selles, et kuidas seda selgust või kergust, kuidas saada selgusesse ja kergusesse. Jää varjab, lumi varjab või vesi varjab, on ju. Et võib-olla on praegu nagu mõistlik küsida endalt see küsimus, et mida sa üldse ise enda eest varjanud oled. Mida sa oled enda eest varjanud? Kas sa teed tööd, mida sa vihkad ja siis oled selle endale ilusaks mõelnud? Või oled sa jäänud suhtesse, mis on sulle probleeme tekitanud? Oled sa leppinud, võib-olla, ma ei tea, vastutuse võtnud kellegi teise inimese eest, ma ei tea, oma vanemate eest või oma laste eest, on ju, kes võiksid juba ise hakkama saada? Et mis on see, mida sa varjad või mida sa nagu ilustad enda jaoks? Et mis siis juhtub, kui sa teed teisiti? Metsiga ütles ka, et julge erineda, on ju? Tee teistmoodi. Kas oled sõltuvuse spiraalis? Et mõtle nagu selle peale siis, kellest või millest sa sõltud. Mis iganes see on, millega sa praegu oma elus silmitsi seisad, siis tegelikult see vabanemine ja kergusesse liikumine tuleb, kui sa hakkad rohkem siis endasse vaatama, eks ole. Ja tegeled enese hindamisega ja mitte väljast informatsiooni hankimisega. Ole optimistlik, sest sellel hetkel, millal sa oled valmis oma ebamugavustunnet või häirivaid tundeid nimetama, leidma, välja nähtavaks muutma enda jaoks, sellel hetkel sa leiad oma sisemise rahu, jõu ja lootuse. Ja ma tean, et sa saad sellega hakkama. Tegelikult sa saad sellega hakkama. Siis, ja kuidas siis hakkama saada, et järgmine kaart ütleb sulle, et ole ettevõtlik. Ole ise ettevõtlik. Ära oota, et keegi tuleb ja pakub sulle. Kui sa midagi vajad, küsi. Arutle. Loo ühendus. Siis sul on olemas abistav isik siin selles füüsilises maailmas. Kes on see inimene, kes tegelikult on valmis sind aitama, kui sa küsid? Ja mõnikord võivad need abilised olla ka nii-öelda vaimuilmas, aga ka sealt tuleb siis küsida. Ja järgmine kaart ütleb, et konsulteeri ekspertidega, et sa ei pea kõiki asju ise teadma. Kui sa oled mingites asjades kinni jooksnud, otsi mõni selle valdkonna ekspert, kes on sinu jaoks usaldusväärne. Sa ei pea kõigiga oma muresid või probleeme jagama. Leia see, kes või mis on sinu jaoks usaldusväärne. Siis nüüd tulevad 3 viimast kaarti on väga lillelised. Siis siin ühesõnaga tagantpoolt 3. kaart siis ütleb niimoodi, et naudi oma kodu külluslikkust, loo puhtust ja selgust enda ümber. See aktiveerib sinu elus küllusliku voo. Lilled on inspiratsiooniks, õied on imetlemiseks. Luba endal tunda lillede lõhna ja siis sa oled taas täis elujõudu. Õitse ja avardu. Sinu palved, visualiseerimine ja positiivsed afirmatsioonid aitavad tuua teie teed kokku. Kutsu oma hingepartner endale lähemale, oma füüsilisse reaalsusesse
see on vaid mõne sammu kaugusel. Et selline lõpetus siis sulle. Et aitäh sulle, hobusegrupp. Soovin sulle mõnusat olemist ja kohtume nädala pärast.